Tere taas teadushimuline raketisõber, kes sa järjekordselt oled leidnud oma tee Rakett 69 veebisaadete juurde. Täna räägime langevarjudest. Teie kosmosekapslid jõuavad missioonilt tagasi maale. Ehitage langevari, mis tooks selle kapsli alla võimalikult aeglaselt. Võistlejatele on antud mõned kilekotid, natuke pappi, puutikke, teipi, nööri. Langevari töötab seda paremini, mida suurem ta on. Seega tasuks laua pealt otsida kõige suurem võimalik kilekott ning hakata ümber selle oma langevarju ehitama. Minul täna nii suurt langevarju tarvis ei ole, nii et selle näitlikustamiseks kasutan väikest kotti ning räägime sellega läbi kõik olulisemad langevarju põhitõed. Selleks, et langevarju pindala oleks võimalikult suur, siis võta oma kilekott ning lõikada servast katki nii, et saaksid võimalikult suure pindala ühe kotiga kaetud. Lõikasin selle koti nii külje pealt kui ka põhja alt katki. Nüüd sain ühe sellise pika ristküliku, mis on natukene naljakas kuju langevarju jaoks, nii et lõikan siit ära veel need sangad ning võib-olla ka pisut äärt, et saaksin natukene ühtlasema kujundi. Nüüd on mul langevarju toormaterjal olemas. Kui kukkumine ei toimu väga kõrgelt, siis tasub langevari disainida nii, et ta oleks kohe alguses avatud. See tähendab seda, et kohe kui miskit kukkuma hakkab, siis langevari saab enda alla õhku püüda. Ta ei pea kõigepealt avanema. Kui langevarjurid hüppavad lennukist välja, siis on nende langevarjud kokku pakitud, kuid nemad hüppavad ka nii kõrgelt, et selle kukkumise käigus on langevarjul aega avaneda ning alles seejärel hakata kukkumist pidurdama. Meie tahame, et meie langevari kohe kukkumist pidurdaks. Seega peame ta kuidagi fikseerima nõnda, et ta juba kukkumise alguses oleks võimalikult suure pindalaga. Saates nägime, et võistlejad kinnitasid enda langevarju külge näiteks papitüki. Nii on kohe alguses langevarjul vähemalt papitüki pindala, mille alla õhku hakata koguma ning kui sinna õhku juurde koguneb, siis see pindala ka vaikselt suureneb. Minul on täna nii väike langevari, et kui ma siia panen selle papitüki peale, siis moodustabki papitükk kogu langevarju. Seega mina täna pappi ei kasuta, vaid kasutan grilltikke. Nende grilltikkudega võin teha sellele langevarjule ümber sellise raami või mingisugused diagonaalid või ükskõik missuguse struktuuri, mis hoiab teda piisavalt avatud, et ta kukkumise alguses saaks juba õhku hakata enda alla koguma. Lisasin enda kilekotist langevarjule seesuguse struktuuri, kus panin igasse kilekoti nurka ühe grilltiku keskme suunas ning lohistasin need tiku sisemised otsad kõik omavahel kokku ning fikseerisin paberteibiga. Nii on tal selline mõnevõrra jäik struktuur, mis lubab siiski pisut erinevates suundades painduda. Nii saame siia alla võimalikult hästi ka õhku koguda. Kinnitame nüüd siia külge ka nööri. Nüüd on meie langevarjul küljes ka nöörid ning kui siia kinnitame kosmosekapsli või reisja, siis saab ta rahulikult maa suunas kukkuda. Mis saab aga siis, kui langevari langema hakkab? Kui langevari langema hakkab, siis koguneb siia langevarju alla just kui selline õhupadi. Seda õhupatja saame pisut imiteerida õhupalliga. Kui seda õhku koguneb siia langevarju alla liiga palju, siis tahab ta kuskilt poolt langevarju alt ka välja pääseda. Näiteks võib juhtuda see siit poolt. Kui õhk siit kõik välja tuleb, siis võib langevari keerata ennast külili ning hakata varisema. Siis ta enam langemist ei pidurda. Teinekord võib see õhk tahta välja saada hoopis teiselt poolt, siis keerab langevari end teistpidi külili. Väikeste raskuste korral sellist asja langevarjuga palju ei juhtu, kuid kui raskust suurendame, siis näed seda üha tihedamini, kui katsetad enda kosmosekapsliga. Selle jaoks aitab, kui lisada langevarju juba ette disainitud auk, kust õhk välja saab. Teen ka siia praegu sõrmega ühe augu. Kui nüüd langevari jälle langema hakkab, siis koguneb siia alla taaskord õhupadi. Õhk sellest õhupadjast saab aga siit augu kaudu välja tulla. Nii ei teki olukorda, kus õhk tahaks langevarju alt külgsuunas põgeneda ning võiks langevarju ümber ajada. Auguga pidurdab langevari küll mõnevõrra vähem langemist,
kuid on see-eest hulganiselt kontrollitu. Just seepärast näed ka mõnedel päris langevarjudel siin pealpool olevat ava. Mine nüüd ja proovi ka ise mõni langevari valmis meisterdada.